tere tulemast, tere tulemast meie veebinarile Muuda ennast 90 päevaga. Kui sa siin kuulad otse või kui sa vaatad ka järgi. Täna me räägime võimalusest, kuidas on võimalik muuta siis enda elu. Ma julgen öelda kohe elu, läbi siis 90 päevase muutuse, läbi enda harjumuste muutmise, läbi enda mõttemustrite muutmise, läbi toitumise, elustiili, läbi kõige selle muutmise. Nii. Ja kõigepealt siis, mis on minu kutse? Rohkem mõelda sellele, et iseendast hoolida. Ja me siis teeme sellise korraliku kevadise restardi oma kehale ja meelele. See 90 päeva sobib nii inimesele, kes peab end täiesti terveks, aga soovib näiteks enda tervise eest teadlikumalt hoolitseda, hoida energiataset, ennetada tulevasi probleeme, aga sobib ka neile, kes tunnevad, et keha annab juba mingisugust märku, kas siis läbi väsimuse, energiapuuduse, võib-olla mingid valud seletamatud on või ka võib-olla juba mingid haigused. Et see ei ole küll nüüd kuidagi seotud mingisuguse raviga, ma ei ole arst, aga alati, kui ka sa saad näiteks mingit ravi, siis tervislik elusviis, teadlik toitumine, kõik toetab seda, et kiiremini terveneda. Peatu korraks ja mõtle, kas sa soovid midagi muuta. See 90-päevane elustiili muutus võib toetada, kui sul esinevad näiteks ülekaal või raskus kaalu kontrolli all hoida. Väga paljudel on see probleem, ma tean. Kui on akne või erinevad muud nahaprobleemid, peavalud, seedehäired, puhitus, ebamugavustunne kõhus, liigese või kondivalud, kroonilised valud, menstruatsioonivalud või häired tsükliga, korduvad või kroonilised põletikud, et kõiges selles saab see olla toetavaks abimeheks. Või võib-olla on sul mingisugused vaimsed nii-öelda probleemid, ma ei ütle nüüd, et see oleks nüüd haigus, aga stress, näiteks krooniline stress, sisemised pinged, allasurutud emotsioonid, hirmud, ärevus, sisemine kriitik võib-olla on sul liiga aktiivne, ellujäämisrežiim ja ka näiteks teadlikkuse puudumine keha sõnumitest, mis on väga hea iseenda valikute tegemisel, kui nendest olla teadlik. Mida siis võib saada peale seda programmi? Sinu unekvaliteet paraneb, immuunsus tugevneb, keha taastub kiiremini, enesetunne muutub stabiilsemaks ja kergemaks. Sageli ei tule kohe pähe, kui paljusid kehalisi ja vaimseid mustreid võib mõjutada üks teadlik järjepidev elustiili muutus. Väga tähtis osa toitumisel, mõtlemisel, liikumisel, hingamisel. Ja kui keha saab toetust, väheneb koormus ka meelel. Mõte muutub selgemaks, otsused lihtsamaks ja igapäevane elu kergemaks. See ei ole üldse mitte kiire lahendus, vaid võimalus luua uus tervist toetav vundament. Selline, mille peal on võimalik ehitada pikaajaliselt parem enesetunne ja tugevam tervis. Teiselt poolt ju võib mõelda, et see 90 päeva ei ole väga pikk aeg, aga kui nüüd võtta näiteks tervise seisukohast, siis tihtipeale, kui inimestel on mingisugused probleemid või ootused, siis nad soovivad seda kiiret imepilli, et võtame selle imepilli sisse ja oleme voilà, terved. Aga tervisega tegelikult see ei käi nii lihtsasti, sest kui mingisugused terviseprobleemid
meil on siis, need on juba tekkinud aastatega või aastakümnetega ja oodata, et see väga kiiresti nüüd üle läheb, on üpriski naiivne, ma ütleksin. Jah, ütleme, kui võtta ravimeid, siis ravimite kasutamisel võib saada väga kiireid tulemusi, aga see ei tähenda ka see tähendaks tervenemist otseselt, vaid ravimid tihti peidavad sümptomeid. Kui meil on kõrge vererõhk, me võtame vererõhu alandajat. Kui meil on paks veri, me võtame verevedeldajad. Kui meil on mingisugune valu, me võtame valuvaigistit. Aga see kõik on selline, mis tegelikult ei tervenda seda probleemi, vaid lihtsalt surub maha selle sümptomi. Miks just 90 päeva? Sest et keha vajab aega, et kohaneda. Harjumused ei muutu meil üleöö. Kindlasti tuleb tee peal ette mingisuguseid libastumisi. Võib-olla keegi tunneb, et on läbi kukkunud mingis asjas. See ei ole hea. Ikkagi iga selline ka, ütleme, tagasilöök on kogemus, millest me saame alati õppida ja edasi liikuda. Meie närvisüsteem vajab turvatunnet ja tulemused kinnituvad samm-sammult, sest et tervenemine, ütleme ka näiteks mineraalide depoo kasvatamine, vitamiinide siis täiustamine meie organismis, see kõik võtab aega. Ja 90 päeva siis ongi see, mis loob uue normaalsuse. Nii, ja esimene samm sellest 90 päevast, me oleme siis, see on siis tehtud kolmeks nii-öelda tsükliks, koosneb kolmest sammust, sellele tegelikult pärast on võimalik ka veel lisasammud rajada, aga see 90 päeva konkreetselt koosneb kolmest sammust. Kõigepealt me alustame joomisest. Tihtipeale ma puutun kokku inimestega, kes ei joo vett. Inimesed ütlevad, et no, ma joon teed, kohvi, mahla, ma saan oma vedeliku vajaduse toidust, aga vot vett ei joo. Samas looduses on inimene ainus siis olend, kes joob ka midagi peale vee. Meie kehast rohkem kui pool koosneb veest. Vesi on keskkond, milles toimuvad kõik elutähtsad protsessid. Ainevahetus, toitainete ja hapniku transport, kehatemperatuuri reguleerimine ning jääkainete väljutamine. Kui kehas on vedelikku vähe, ei saa ükski süsteem töötada. Sageli, tõhusalt töötada, eks ju. Sageli väljendub see näiteks väsimuses, peavaludes, keskendumisraskustes, üldises kurnatuses ja inimene võib-olla ise tegelikult on terve ja võib-olla analüüsid on korras, aga ei tea, mis on nagu viga. Sellepärast siis kogu see 90-päevane teekond algabki meil vee joomisest ja siis õige vee joomisest. Sest piisav vedelik toetab ainevahetust ja energiataset, aitab kehal paremini kohaneda muutustega, loob aluse teiste sammude toimimiseks, toetab liigeste, närvisüsteemi ja vereringe normaalset talitlust. Kui vundament on paigas, millele hakata ehitama seda tervist, siis saame hakata ka päriselt neid muutuseid oma organismis sisse viima. Siin mul on nüüd välja toodud siis inimese organismi vee ja keemiliste elementide sümbioos. Inimkeha koosneb 2/3 veest ja 1/3 keemilistest elementidest. Ja kõik need elemendid on väga olulised, et meie süsteemid kõik töötaksid. Kui on juba mingisugune kõrvalekalle, siis ka süsteem ei saa täiuslikult meil töötada. Vesi on eluallikas. Vesi toimetab kohale toitaineid rakkudesse ja teistpidi puhastab toksiinidest, aitab rakkudest välja viia toksiine, kõike, mis on mittevajalik. Aitab kontrollida kehakaalu, reguleerib meil keha temperatuuri, vereviskoossust ja samamoodi, nii üllatav kui see ka ei ole, siis vesi avaldab mõju meie liigeste seisundile. Veepuudus jällegi põhjustab peavalu, vererõhu tõusu,
sagenenud südamerütmi ja hingamist, kõrgemat kolesterooli, naha, juuste ja küüte kuivust, liigeste valu ja kivide teket sapipõies ja neerudes. aga millist vett juua? Puhast joogivett, tee, kohv, alkohol, kunstjoogid tekitavad meile veepuudust. Isegi ju öeldi, noh, ütleme Itaalias või teadlikumates kohtades, kui sa tellid kohvi, antakse ka klaas vett kõrvale, mis ongi väga normaalne, et kui sa lähed kuskile kohvikusse, kus kohvi kõrvale antakse vesi, siis see kohvikupidaja on teadlik. See võiks olla füsioloogiliselt täisväärtuslik, et seal oleksid mineraalid ja happealuse tasakaal oleks ja siis optimaalselt siis mineraale. Kui palju juua vett? Organismi normaalseks talitluseks on vaja 1,5 liitrit vett, 1,5 kuni 2. Aga kõige parem, kui arvestada siis seda valemit, et 30 milliliitrit iga kehakilogrammi kohta päevas. Siis sa tead, et sa oled oma organismile piisavalt vett andnud. Muidugi, kui on näiteks spordiga tegeled rohkem, mingi aktiivsem eluviis on, käid saunas, on näiteks kuumad ilmad, siis rohkem juua ja kindlasti ka mineraale, sest et kui vesi ei ole, ütleme, kuuma suveilmaga ei ole rikastatud mineraalidega, siis me joome rohkem vett, aga keha kaotab mineraale. Et sama veega peaksime ka me neid mineraale peale kindlasti saama. Siin on siis nüüd vee tasakaal organismis, siis seotud siis elektrolüütidega, kaalium ja naatrium, et mis näitab seda, et kui on veepuudus, siis on nõrkus, hingeldus, peavalu ja kui on üleküllus, siis tursed, vererõhu tõus. Ja siin on siis mõeldud seda üleküllust selle all, et kui ei ole mineraale. Ütleme, sul organismis on vett, mis sa jood, aga vees ei ole mineraale, siis võib tekkida küll see olukord, et tekivad tursed. Kuigi tegelikult on niimoodi, et kui sul on tursed, silmaalused kotid, siis mõtle kõigepealt sellele, kas sa jood piisavalt vett päevas, sest et ka näiteks veepuudus võib tekitada turseid, kuna organism hoiab vett kinni. Ja see koht, kus on see turse, on see organismile vajalik ja kui organism teab, et ta ei saa seda mineraalidega vett peale, siis ta hoiabki seal selle haige koha peal kinni. Jah, aga nagu ma ütlesin, et nendest lahti saada, on vaja juua mineraalidega vett. Ja kui on nagu liigsest veest tursed, siis see tähendab seda samamoodi, et vesi ei ole olnud mineraalidega. Organism vajab mineraale. Rakusiseseks ainevahetuseks on siis vajalik naatrium ja kaalium. Meil on tavaliselt naatriumi on liiga palju ja kaaliumi on liiga vähe. Ja siis see naatriumi-kaaliumi pump väga hästi ei taha funktsioneerida. Naatrium siis viib rakust välja ainevahetuse tagajärjel tekkinud vees lahustunud jääkprodukte ja kaalium laseb toitained ja vett rakku. Ja kõigi selle naatriumi-kaaliumi pumba töö jaoks, et see rakusisene siis ainevahetus töötaks, on vajalik magneesium. Nii, miks on siis magneesium vajalik? Magneesium on vajalik kogu meie organismil ja nii kurb, kui see ka ei ole, siis tegelikult magneesiumi puudust ei ole meil võimalik diagnoosida, sest et võetakse analüüse verest, aga veres on magneesiumi ligikaudu ainult 1% ja kui veres magneesiumi varu kogus väheneb, siis seda võetakse mujalt organismist. Nii et põhimõtteliselt ei ole võimalik vere kaudu eriti hästi kindlaks teha magneesiumi puudust, et seda ikkagi siis näitavad need erinevad magneesiumi siis sümptomid, puudujäägi sümptomid, lihaskrambid, loidus, kurnatus.
ja kõik see, mis nüüd siin ekraanil on, see on siis Coral Club poolt kokku pandud programm, mis ongi selle siis organismi vee tasakaalu ja mineraalide tasakaalu taastamiseks ja hoidmiseks. See on selline programm, mida võiks läbi aasta igapäevaselt kasutada, et oleks kogu aeg mineraalid siis balansis ja tasakaalus. See aitab seda teha. Ja meie siis esimene samm, esimene 30 päeva, me võtame selle programmi ja me hakkame seda kõik koos tegema. Vaatame, mis siin sees siis on. Siin on koralliliiv, mis siis pannakse joogivette 1,5 liitri vee kohta ja joodakse see päeva jooksul ära. See siis sisaldab 69 mineraali, mikro-makroelementi ja on õrnalt aluseline. Pentokaan, see on siis see, mis aitab seda raku naatriumi, kaaliumi pumpa hoida tasakaalus, annab meile kaaliumi organismile ja annab ka väga head energiat läbi selle. H-500, see on siis vesinik laenguga -500. See on väga võimas antioksüdant, üks võimsamaid ja see siis aitab meil vabade radikaalide vastu, annab meile energiat ja kaitseb ka toksiinide eest. Ja magneesium. Ookeanmin on siis ioniseeritud looduslikud süvameremineraalid ja see aitab siis optimeerida organismi eluprotsesse ja sealt siis saame magneesiumi naturaalsel kujul. Ja kogu see komplekt on siis optimaalse hüdratsiooni komplekt. Aitab siis kas siis säilitada või siis aitab kaasa kõrge töövõimelisusele, heale ainevahetusele ja kaitseb varajase vananemise vastu. Ehk me ei vanane enneaegselt ja isegi aitab meil nooremana püsida. See on siis see esimene 30 päeva põhjalikult seletades. Ma lühidalt räägin ka järgmised 2 30-päevast tsüklit, aga ma väga sügavalt nendesse ei keskendu, sest et muidu meie loeng siin veebinar läheks väga pikaks ja sellest me räägime nagunii ka tulevikus. Aga teine samm on siis toksiinidest vabanemine. Nagu siin pildil on näha, programmi nimi on Coral Detox Plus. See on samamoodi 30 päeva ja siis siin nüüd, kui me oleme oma organismi täitnud mineraalidega, meie rakuvaheline vesi on kvaliteetsem, me oleme andnud selle parema baasi, siis hakkame toksiinidega tegelema ja seda niimoodi pehmelt ja õrnalt, mitte kuidagi väga karmilt. Et seda programmi isegi nimetatakse nii-öelda keha pesumasinaks. Nagu siin näha, on siin samamoodi pentokaan sees, on samamoodi koralliliiv sees ja on samamoodi sees ka see H-500 ja lisaks on siis letsitiin, alfa-alfa ja assimilaator, mis aitavad siis lisaks sellele, kuidas vesi aitab meil rakke puhastada toksiinidest, siis need aitavad ka kaasa erinevate rasvevesi lahustuvate toksiinide väljaviimisele organismist. Meil on organismis nii sisemised kui välimised ehk siis toksiinid, mis me saame väliskeskkonnast, näiteks õhusaastatus, söök või siis ka sees elutegevuse tagajärjel tekkinud toksiinid, siis see programm on see, mis hakkab aitama nii-öelda neid toksiine kehast rohkem vabastada. Et kurb on muidugi see, et tänapäeval meie keskkond soodustab erinevate toksiinide kogunemist ja raskem on nendest vabaneda, aga see programm aitab seda kaasa teha ja samal ajal toetades siis ka maksatööd. Ja kolmas programm on siis
mis on siis kolmas 30 päeva, ehk siis siin on nüüd juba 71, 61 kuni 90 päevad on siis Parashield, kus me hakkame juba siis ka selliseid parasitaarseid organeid oma kehast välja nii-öelda aitama viia, viirused, bakterid, erinevad utsikesed, algloomad, et see programm on siis selle jaoks. Ja siin, nagu näha, on jäänud sisse ainult korralmain päris algusest, sest see korralmain on selline ka baastoode, sest see on selline miinimum, mis võiks olla, et vees oleks mineraalid. Aga muidugi alati võib juurde võtta ka selle Hydromax plussi või lihtsalt Hydromax programmi, see ei ole keelatud, et üks programm ei välista siinkohal teist, sest see Hydromax võib olla nagu igapäevane. Samamoodi seesama Coral Detox pluss on selline programm, mida selle loojad ütlevad, et võiks olla igapäevane. Nii et igaühe oma valik. Aga võib ka lihtsalt võtta selle Parashieldi ja siin on sees siis sellised tooted, mis on parasiitide vastased, muudavad parasiitidele elukeskkonna ebamugavaks ja nad lahkuvad, sest et meie oleme parasiitidele sünnitusmaja, toidulaud, WC ja surnuaed. Ja kõik see, kogu see protsess tekitab ka toksiine ja seesama programm aitab ka toksiine välja viia. Samas ta ei tapa parasiite, vaid muudab selle elukeskkonna väga ebamugavaks. Nii, need on siis lühidalt need 3 programmi. Sealt edasi me läheme, võtame ka sooltepuhastuse, sellest ma täna ei räägi, sellest me räägime alles siis, kui inimesed on seal 90 päeva programmis, kas siis ütleme kohe päris algusest, mida algusest peale rohkem sa alustad seda programmi tegema, seda suurem võimalus on, et sinu tulemused jäävad püsima. Saab täiesti vabalt ka muidugi sisse hüpata näiteks teisest etapist või ka 3. etapist, aga igal juhul ennem siis seda sooltepuhastus peab olema üks nendest etappidest tehtud. Sest sooltepuhastus on juba selline tugevam programm, kui siis puhastatakse sooled ära, mis siis loob sellise täitsa puhta sellise baasi nii-öelda tervise ülesehitamisele. Kuidas see kõik toimib meil? Meil on grupp selle jaoks, see grupp on tasuta. Osalemiseks on vajalik selle programmi tellimine endale, ilma programmita sinna ei pääse. Aga kõik muu, mis seal grupis toimub, on tasuta, see on boonuseks. Seal on iganädalane siis toitumisterapeudi loeng, puudutab siis mingisugust teemat, ütleme, kas siis vesi, liikumine, hormoonid, insuliinitundlikkus, vahelduv paastumine ja nii edasi ja nii edasi. Need on kõik need, kusjuures teemad on ka natuke paindlikud, et kui osalejatel on mingi kindel teema, mis teemal nad tahavad kuulda, siis sellist toitumuslikku poolt, siis seda saab arvesse võtta. Ja teine osa, mis meil on veel tasuta seal, on nii-öelda ka see selline vaimne ülesehitus, et me oleksime, et meie mõttemustrid muuta, sest et meie füüsiline keha ja meie vaimsus käivad käsikäes. Kui on üks nõrk, siis teine ei saa olla tugev ja vastupidi. Et tavaliselt on siis niimoodi, et see terviseprogramm, me võtame terviseprogrammi ja siis ütleme, selle psühholoogilise poole pealt peab inimene ise vaeva nägema, siis seekord meiega on ka Triinu ja on iganädalaselt on Triinu mitte webinarid, vabandust, see oli vale sõna, aga videod, mida saab siis kuulata ja Triinu räägib siis ise, mis siis on see, mida Triinu jagab ja kõik selle programmi muidugi Triinu teeb meiega koos kaasa ka programmide mõistes. Et aga mida Triinu siis ütleme selle vaimse poole pealt jagab, mis sa saad omale veel kingituseks, sellest räägib Triinu ise. Nii, tere kõigile. Ma jagaks siis natukene paari slaide, sest siin on väga palju inimesi, kes
ei ole mind veel näinud, siis ma lihtsalt jagan. Nii, tuli ette, jah? On näha? Ehk siis mina olen nüüd täpselt see naine, kes siis, tegelikult oli väga ebateadlik ja ei joonud mina vett ja ei olnud mina teadlik mitte ühestki ei vaimsest ega füüsilisest teadmisest, sest mina olin väga keskendunud ainult tööle ja mina olin väga tubli töötaja. Ja see tähendas tegelikult seda, et minu keha hakkas märku andma juba oi kui ammu. Ma vaatan, mul on siin. Okei, ma räägin selle pildi ennem ära, siis on võib-olla lihtsam. Ehk siis hakkas juba märku andma. mm, ma sain diagnoosi endale ärevushäire juba 2006 ja see tähendas tegelikult seda, et ma sain diagnoosi ja mulle anti hunniku tablette, mille peale ma ütlesin, et oot-oot-oot, et noh, neid mina küll ei taha, et ma tahan juurpõhjust teada. Ja arst ütles mulle selgelt, teate, meie ei tegele siin juurpõhjustega. Meil on oluline, et te käiksite tööl ja sööksite tablette ja siis on kõik rahulik. Meie juurpõhjustega ei tegele. Ja mina mõtlesin, no ei, minu sisemine tarkus ütles kohe, ei, tablette ei tohi võtta, see ei ole okei. Nii et selles mõttes ma tablette ei valinud küll, aga ma valisin 10 aastat siis käia kõik arstid läbi, teha kõiki asju, mida meditsiin ütleb. Ja 2016 ma olin siis sellises olukorras, et mul oli null elujõudu ja ma elasin voodis ja ma olin pidev siis tegelikult EMO klient, kes kogu aeg helistas, kutsus kiirabi, ütles, et teate, ma ei saa, mul on ärevus, mul on depressioon, mul on see ja see. ja, ja, ja siis üks kiirabiarst ütles mulle, teate, tegelege tütarlaks oma tunnetega ja emotsioonidega, vaadake, mis teie sees toimub. Ja siis mina, kes ma nagu olin nagu hämmingus, meil on tunded, ahaa. Nii et see tähendas tegelikult seda, et minu siis lamp läks põlema, ma arvan, et see oli aasta 2014, 15 ja ma hakkasin otsima, kuidas ma saan nüüd emotsioone muuta ja leidsingi, ehk siis selles mõttes, kui ma olin nagu näinud, et tulemusi ei ole, siis 2016 ma leidsin energiateraapia, kus ma hakkasin siis tegelema oma mõtete ja tunnetega, sellepärast et minu mõttemaailm oli väga selles mõttes negatiivne. Ja nagu me kõik teame juba, millised on meie mõtted, sellised on meie ka tunded. Nii et selles mõttes ei ole ärevus, et see on mulle, see on kõik seotud meie enda sisemaailma mustritega, millises uskumuste süsteemis me elame. Nii et ma hakkasin kõige sellega tegelema ja 2018 2 aastaga ma olin juba 3 tunnist saanud juba 6 tundi. Nii et siis ma sain aru, vau, ma olen ainult vabastanud, andestanud ja mul on juba 3 tundi juures ja minu siis sisemine siis looja siis lõi ettevõtte juba Mõttemustrite vägi ja ma hakkasin juba sealt vaikselt juba oma asju tegema, jagama. 2020 õppisin veel ühe tehnika selgeks, see on siis FFT, millega ma siis täna ka töötan. Ja 2023 siis õppisin hologrammi ja alates siis 2024 ja nüüd praegust ma tegelikult olen kogu aeg siis jaganud oma lugu, kes on mind leidnud, näinud Youtube'is, et millises kohas ma olin oma tervisega täiesti nagu, ehk siis võingi täna öelda siit slaidilt öeldes, et ma olin täiesti ohvri rollis. Ma elasin selles kohas, kus ma võtsin vastutust kõigi eest. Ehk siis tegelikult ma olin see naine, kes siis kandis rohkem, kui oleks pidanud. Ja see on tegelikult üks programm meie alateaduses, et ma olen väärtuslik siis, kui ma kannan teisi. Nii et eks siis selline, milline on meie uskumuste süsteem, siis me tegelikult täna sellist elu ka elame. Kui meil on täna ärevus, depressioon, autoimmuunhaigused, mis iganes, siis see on märk sellest, et sa oled vastuolus iseendaga. Ja, ja see kõik need, mis meie keha täna annab märku, siis meie närvisüsteemis on uskumused, mis tegelikult meid täna enam ei toeta.
ja ma olen need kõik endale ära tervendanud ja täna ma siis olen hoopis teises kohas. Ma olen siis selles kohas, kus ma ennast armastan ja väärtustan, kus ma siis olen alateadvuse ümberprogrammeerija ja räägin valguskeelt ja aitan siis inimestel muuta oma alateadvuses olevaid programme, et ka teised saaksid ära tulla sinna tasandile, kus on siis kergus, rõõm, armastus. Et maailm saaks selles mõttes palju mõnusamaks meile kõigile. Kes ma siis muidugi varasemalt olen olnud, ma olen olnud siis raamatupidaja, aga minu hinge missioon on hoopis palju suurem olnud. Ja nii on ka tegelikult väga palju andekate inimestega, kes on väga halvas olukorras oma tervisega, sest nad on nii suure missiooniga siin maa peal, aga nad ise aru ei saa, enne kui alles ärkavad oma missioonile. Nii, ehk siis ma nagu toon ka siia veel ära, mida ma siis endal kõik olen ära tervendanud. Kõik ärevus, depressioon, kirpnäärme, ületalitus. Nii, nüüd ta pani plehku. Kõik selles mõttes alaseljavalud, mul olid meeletud suured konnasilmad, ma ei saanud käia, ma ei saanud selga, ma ei saanud joosta. Mul olid rütmihäired, ma olin selles mõttes nagu selles kohas, kus ma olin väga ebateadlik, sest ma ei teadnud, mida ma endaga kannan kaasas. Nii et ja tänu lihtsalt selle iseenda elule hakkasin nagu mina tegelema iseenda sisemaailmaga ja rohkem ma siit ei jaga. Ja see panigi siis mind või olengi täna täiesti uues rollis. Mis rollist? See on tegelikult, see on see inimene, kes on tulnud siia maa peale oma missiooni tegema. Nii et mingeid rolle ma enam ei taha võtta, et lõpuks saaks olla mina ise, päriselt mina ise. Ja selles 90 päevas olen ma siis, teen siis seda kohta, kus ma jagan inimestele vaimseid teadmisi, iga haiguse kohta, mida siis on keegi diagnoosi saanud või sa juba tead, et sul on mingid teemad, siis ma räägin need lahti. Ma räägin need muidugi lahti koos teadmistega, mida on siis Luule Viilma, Louise Hay, Liisa Bourbeau nagu välja toonud, et need ei ole ainult minu omad, aga nad ühtivad väga palju minu omadega, sest ma olen seal olnud. Ja tänu nendele teadmistele ma siis selles mõttes olen teadvustanud ja ma olen selles mõttes vaadanud iseenda sisse, mis on siis minu enda sees olevad juurpõhjused, mis on siis viinud mind sinna kannatusse. Ehk siis, kuidas siis nagu elada nagu sealt kannatusest välja ja selleks on nagu väga oluline teada, millistes programmides me elame, aga me lihtsalt ei tea ennem, kui me oleme saanud mingi diagnoosi. Nii et ma lihtsalt teen 93 kuud siis järjest, räägin erinevatest haigussümptomitest ja mis meie alateadvuses siis seal küll on. Räägin need lahti, sest kui inimesi juba hakkavad juhtima nende tunded, nende mõtted ja sinu ärevus on võib-olla kogu aeg nagu laes, siis on see koht, et sinu hingekarikas on juba otsast lõpuni täis tundeid, mis võib-olla ei kuulugi enam sinule. Et aeg on need lahti lasta. Lahtilaskmisega me seal otseselt ei tegele, me tegeleme sellega, et kõigepealt, et inimene saaks hakata üldse muutuma, on tal vaja teadvustada, kus kohas ta praegust on. Kui ta saab aru, mul on ju see koht täna, ma soovin sellest muutust, et siis on nagu ta saab selle teadliku teadvusega aru ja siis on nagu muutus väga lihtne nagu viia ja kui inimene tuleb juba seansile, siis ta saab kiiremini muutuseid, sest ta klikib kokku, ta taipab ära, see on ju see koht ja kui ta ära taipab, siis energia läheb liikuma ja inimene siis saab tagasi oma eluenergia. Nii et kõigest sellest ma 90 päeva räägin. Sai vist kõik praegu. Väga tore, Triinu. See on suur rõõm, nii et sellest tuleb üks väga põnev ja pikk teekond.
ja see juba täna algas. nii et kui sa tunned, et sa vajad muutust, kui sa tunned, et sa tahad oma tervise eest hoolitseda, kui sa tunned, et nüüd on see hetk, et sa oled valmis otsustama, siis võta meiega ühendust või võta ühendust selle inimesega, kes sind kutsus siia, ilmselt siis ma arvan, kas siis mina või Triinu. ja me räägime, kuidas sa saad selle programmi, kuidas sa saad soodsa hinnaga selle programmi ja Triinu, kes on nüüd Triinu seal emailis, Triinu saadab kindlasti ka emailile siis info selle kohta. oled teretulnud, me teeme ise seda kaasa ja ma olen seda teinud päris pikalt neid programme, minul on päris pikk kogemus ja ma soovitan, mina ütlen, et need töötavad. kui sa oled oma südamega kaasas, kui sa teed nii, nagu programm ette näeb, sest väikesed toidumuudatused on vaja sinna sisse tuua, me ei jää sööma mingisuguseid lisatuid suhkruid näiteks või ei joo alkoholi. et ma nüüd ei ütle, et sa pead täiesti alkoholi välja endast lõikama, ei pea, aga noh, mitte iga õhtu kindlasti jooma. ja suhkur, see on sinu enda tervise huvides. kui ei söö lisatud suhkruid, ei söö liiga palju süsivesikuid, liiga palju kiireid süsivesikuid, siis sinu tervis on parem. ja isegi kui sa oled noorem ja sa tunned, et mulle see ei mõju, siis ega sa ei taha 50-selt, et see 50-selt mõjuma hakkaks. et mida rohkem me hoolitseme, mida varem hakkame oma tervise eest hoolitsema, mida varem tegeleme tervislike eluviisidega, seda tervemad me oleme ja seda rohkem meile jääb kvaliteetselt elatud eluaastaid. olete kõik teretulnud. ja ma lihtsalt lisan võib-olla ka siin selle koha juurde, et tegelikult miks me nagu või noh, miks minul sellised asjad olid, oligi see pool, et meil ei ole nagu tegelikult ju õpetatud, kuidas oma sisemaailma muuta ja kuidas sisemaailma rahustada. ja enamalt jaolt kõik juurpõhjused on selles, et meie sisemine laps on armastuse, turvatunde ja hoituse puuduses. me ei ole saanud seda ja alateadvus on need kõik registreerinud, kuna alateadvus ju juhib 95%, siis see tähendabki seda, et kõik need tunded on ju jäänud sinna kinni sellesse aega, sest meie kõik tunded ju taasloovad ja universum loob meile kõik needsamad tunded täna kõik pilti, mis sul jäid kõik lahendamata. nii et sa selles mõttes, et kui sa nagu võid nagu mõelda, et mul on nii raske ja mul on selline, aga kui sa hakkad nägema elu hoopis sellest vaatenurgast, et kõik, mis on sul vaja täna ennast tervendada, antakse sul iga päev kandikuga universumi poolt sündmustena siia pilti ja nüüd on see koht, kas sa tervendad ennast või sa viid ennast ohvriseisundisse, kannatusse. nii et kui mina selle lõpuks kokku klikkisin, siis mina nagu tõusin otsejoones nagu üles oma tervises väga kiiresti. nii et enne ma selles mõttes nagu kukkusin ohvrirolli igast olukorrast ja ma ei klikkinud seda kokku. nii et selles mõttes, et kõik me ei peaks tegelikult üldse alkoholi tarbima, kui me oskame muuta oma sisetunnet. kui me oskame ennast ümber transformeerida, siis tegelikult meil on võimalik tunda rahu ilma alkoholita, ilma suhkruta, aga need on need mängud meie sees, nii et mida teadlikumad me oleme, seda kiiremini me saame ennast ümber transformeerida. ma võiks muidugi lõputult seda jagada, sest ma 10 aastat ja rohkem olen õppinud ja siis mu tass nagu tahaks siin. nii et, aga ma ootan kõiki, kes tulevad sinna, sest juba esimene live on meil ära salvestatud A-tähega haigused, ma ei taha haigusi tegelikult nimetada, need on pigem need, kus on energia kinni, on salvestatud, seal on täna artriit, alkoholism, just kõike seda ma rääkisin lahti, et need ongi needsamad, need tunded, mis meid juhivad seal. aga need on vaja tervendada ja elu saab uue alguse. nii et aitäh kõigile ja kohtume
muuda ennast 90 päevaga. ja ootame teid sinna.